Teate, te peate rohkem mult küsima, et ma saaksin rohkem teile vastata. Te olete nii kaua oodanud, et kuule Rauno, palun tee pastat, palun tee pastat. Täna ma teen toorpastat. Kastet ma küll ei tee, aga vähemalt saame toorpasta tegemise selgeks, eks ole. Et mina kasutan siis jahu ja mina kasutan siis 0 tüüpi jahu. Ehk siis kõige peenema jahvatusega jahu. Eriti kasutatakse seda hästi palju Itaalias pizzade, pastade, väga paljude erinevate küpsetiste puhul, et Itaalias kasutatakse seda kõige rohkem. Eestis vist lihtsalt müüakse seda, keegi ei tooda seda, aga see on väga hea jahu. Seda ma soovitan kasutada kindlasti selle tegemiseks. Aga meil on siin 400 grammi jahu. Me paneme siia 4 muna, siis arvesta sellega, et natuke võib vaja minna ka vett. Et mina kasutan toasoojasid mune, aga vee puhul siis ma seda vett kohe ei lisa, vaid ma panen munad ära ja ma vaatan siis, kui taigen hakkab vaikselt kokku jääma, et kui palju ja kas on vaja seda vett meil panna. Nii, ma panen ta siia kinni ja lähme segama. Nii, kui ta on meil natuke aega seganud, siis ma lülitan ta korraks välja ja ma üritan kaasata natukene seda jahuga siit külgedelt. Siis jälle otsa ja mikserdama. Et Itaalias tegelikult tehakse hästi palju käsitsi ja ma tean, et ka väga paljudele meeldib käsitsi teha. Mulle nii väga ei meeldi, et ütleme eriti, kui selliseid suuremaid koguseid teed, siis võiks ju kodus ka trenni teha, et taigent on ju, ei, ma pigem teen nagu jõusaalis trenni või rühmatrennides ja siis las see mikser teeb minu ees kogu selle taignatöö ära, on ju. Nii, see põhi on natuke veel sõmer, nii et ma panen natukene siia vett ka juurde. Et vett siis nii-öelda 4 muna kohta võib minna 4-8 supilusikatäit, aga kindlasti vaata taigna järgi ja ära pane pigem liiga palju, vaid vaata just selle järgi, et kuidas taigen kokku hakkab. Et kui taigen hakkab juba ilusti kokku, siis rohkem polegi vaja lisada. Nii, mina panen natuke veel. Nii, ma vahepeal lasen ta siit lahti vispli või selle segamis otsiku otsast. Ja praegu ta jääb natuke veel käte külge, siis natuke on ta veel nii-öelda toores, et saab natukene veel käia, et ta võib umbes sul siin sõtkuda, ma arvan, siuke umbes 5 minutit. Nii, ja tundub, et taigen hakkab vaikselt valmis saama. Ja, ilus elastne. Väga hea. Siis ma võtan ta korraks siit kruvi küljest ära. Lasen ta korraks tööpinna peal ka üle. Kui laua külge ei jää, siis on kõik hästi. Ja ma võtan siis alt või võtan siit nii-öelda näppudega alt ja siis selle peopesa sisemise osaga natuke lükkan seda allapoole. Sõtkun ta ilusaks palliks ära. Issand, kui mõnus. Ma ei oodatagi, et palli ja pastat saaks. On ju. Nii, väga hea. Paneme ta siis toidukile sisse. Läheb ta meil siis umbes selliseks pooleks tunniks külmkappi hanguma ja puhkama. Nii, külmkappi. No nii, nüüd on meil see taigen ilusti siis on saanud natuke külmkapis olla, aga võtame ta siis kilest välja ja mis me siis kõigepealt teeme üldse on see, et me kasutame jahu jälle, tööpind jahuga kokku ja võtame
ja võtame siit ühe siukse normaalse tüki välja kohe. Nii. Ja see, mida sa ei kasuta, siis pane kohe uuesti kile sisse, sest muidu ta kuivab lihtsalt ära. Nii, ma katan ta mõlemalt poolt jahuga kinni. Ja siis, ma ütlen päris ausalt, ma olen veits siuke laisk, ma kasutan masinat. Et kui sul masinat ei ole, siis kasuta seda kondimootoriga masinat või sa võid teha ka seda kõik näiteks täiesti vabalt taignarulliga. Et saab teha, lihtsalt katseta, ole loov ja leia endale mingi sobiv asi, millega sa saaksid siis teha seda. Nii, ma lasen ta esimest korda siit korraks läbi, siis mis ma teen? Voldin ühe korra, voldin teist korda peale ja lasen uuesti korraks läbi. Ja sellega ma saan ta siis kohe selliseks laiemaks, et ma saaksin alustada põhimõtteliselt kohe selle õige laiusega, nagu ta olema peaks. Siis on kõik väga hästi, saab rahulikult sellega edasi töötada. Nii, taigen on hästi elastne, ma korraks lasen ta veel jahust üle, et ta muidu hakkab jälle kinni kuskile meil siia. Nii. Ja siis ma panen järgmise astme natuke peenemaks. Nii. Ja mis ma nüüd teen, on see, et ma panen korraks kinni ja kui sul on masin, siis masinaga saab siukse asja teha, et voldid siia peale, lased ta kinni ja pressid kinni. Ja miks ma siis sellist meetodit kasutan, on see, et ma ei peaks hakkama mitu korda seda pärast tükeldama ega hekseldama, sellepärast et see ots venib lihtsalt läbi. Aga nüüd ma panen masina tööle, ta hakkab läbi rullikute käima ja siis ma kogu aeg teise käega toetan teda siit. Nii, oi. Nii, läheb. Nii. Väga hea. Nii, ja kui ta on sul ilusti ära rullitud, siis ma keeran järgmise astme peale. Et oleneb, millist pastat sa teed. Mina teen täna fettucciinit. Fettucciini puhul siis on see, et ma lasen ta kuskil sellise 4. kuni 5. astmeni, et ta ei oleks väga õhuke ega samas mitte ka väga paks. Nii. Okei. Laseme ühe astme veel, siis ta on minu jaoks täna paras. Et hästi palju ütleb sulle taigen ise ka ette, et kui sa näed, et ta hakkab juba päris nagu läbipaistvaks muutuma, siis ilmselgelt ta on juba väga hea. Nii. Super. Nii, siis ma keeran ta kinni. Lõikan läbi. Ja valmis. Saab lasanjet ka teha. Nii. Ma panen ta nüüd siia. Lasen ta siit alt läbi. Ja saame otsiku ära vahetada. Hakkame siis lõikama. Et see on see, et sa ei saa teha ühte ja teist korda või järjest, et sa kohe kõik lehed rullid laiali ja siis hakkad eraldi tegema, vaid sa peadki tegema ükshaaval, sellepärast et muidu selle ajaga sul kuivab lihtsalt see pasta nii ära, et sa ei saa sellest teha mitte midagi. Nii, nüüd on siin kinni, väga hea. Ja siis paneme ta kohe tööle ja lõikad umbes siuksed 15 kuni 20 sentimeetrised lehekesed. Läheb ta siit läbi. Nii. Ja alt tuleb välja pasta. No nii, väga hea. Ja nüüd oi, jäi kinni. Nii, ma viskan ta korraks siit jahu seest veel läbi. Et ta üksteise külge ei kuivaks ja siis panen ta jahutusrestile lihtsalt kuivama. Et minu taigen on täna natukene niiskem, et see oleneb ka muidugi, millises keskkonnas sa oled harjunud tegema, et mina ütlen näiteks, et ma üldjuhul teen sellises kohas, kus toatemperatuur või toaniiskus on veidikene kuivem, siis on ka natuke teda teistmoodi teha, aga näed,
ikkagi ta tuleb ilusti välja ja jällegi tulevad nad sul välja. Jälle jahu sisse kiirelt. Kui ta on jahuga ilusti kaetud, üleliigse raputad ära. Jälle jahutusrestile. No nii, ja olemegi pasta valmis teinud ja ma ei tea, kui te tahate nagu näha ka, et mida selle pastaga edasi teha, siis vaatame siis varsti uuesti ehk. On ju? Et kui sa tahad kindlasti ka mingit lühemat pastasorti tegema õppida, siis anna mulle teada ja siis vaatan, et võib-olla teeme millalgi ka lühemat pastasorti, on ju? Aga davaiks praegu. Tšau!